Sõbrad, mitu korda päevas ma peaksin sööma või mis kell ma peaksin sööma, on selline klassikaline küsimus, teema, millega inimesi tihtipeale segadusse aetakse, veel eriti sotsiaalmeedias. Ja tegelikult see, mitu korda päevas sa sööd või mis kell sa sööd, ei ole kaugeltki nii oluline kui see, mida ja kui palju sa sööd. Aga see, mitu korda päevas või mis kell sa sööd, võib loomulikult mõjutada seda, mida ja kui palju me sööme. Muidugi on sellel ka erandeid. Ehk siis ütleme, kui su eesmärk on maksimaalselt lihast kasvatada, siis on selline keskmine soovitus saada valku umbes 4 korda päevas keskmiselt. Aga kui su eesmärk on lihtsalt natukene tervislikum olla, tervislikumalt toituda, natukene kaalu langetada, rasva põletada, siis tegelikult on sul suht suur vabadus sellega. Ja selline keskmine soovitus üldjuhul ongi süüa näiteks 3 põhitoidukorda ja 2 vahepala. Või siis süüa 4 toidukorda ja ise tead, kas paned sinna vahepalad või mitte. Selline regulaarne söömise graafik, toitumise graafik aitab meil lihtsalt nälga kontrolli all hoida, enesetunde hea hoida ja nii edasi. Aga tegelikult, kui toitained ja kogused, kõik kalorid, toitained on samad päeva jooksul, siis tegelikult need üldjuhul annavad suht sama tulemuse. Kõik need variandid, kas sa sööd 3 korda, 2 korda, 4 korda ja siin igasuguseid vahepalasid endale vahele toppida. Ise ma tavaliselt sööngi umbes siukse graafiku järgi, kus mul ongi 3 põhitoidukorda ja siis mingisugused vahepalad vahepeal. Et siis ei lähe jälle nälg liiga suureks ja teen mõistlikke otsuseid, sellepärast et kui meil nälg liiga suureks läheb, siis me tihtipeale kipume kas üle sööma või siis on meil enesetunne lihtsalt kehva või siis me teeme lihtsalt võib-olla mitte kõige mõistlikumaid toiduvalikuid. Oluline ongi lihtsalt katsetada seda, mis sul toimib. Mõnel inimesel näiteks soovib kaalu langetada, siis tema jaoks ongi kõige lihtsam lihtsalt hommikusöök näiteks vahele jätta ja süüa 2 korda päevas lihtsalt. Ja niimoodi tal on väga lihtne 1/3 enda päeva toidust siit välja lõigata, ilma et ta peaks väga palju siin kogustele mõtlema, lihtsalt sööb mingisugused tavalised eined siin ja läheb väiksemaks päevane kogus ja saab õnnelikult kaalu langetada. Samas kellelgi teisel, kui ta jätabki selle hommikusöögi vahele, siis siia jõudes tal võib-olla nälg on nii räigelt suur, et ta ei suuda enam mõistlikus koguses süüa, vaid ta sööb selle eine üle, sööb selle järgmise eine võib-olla üle ja siis võib-olla kaal ei lange, sööb nagu tasa selle esimese eine või siis juhtub veel hullem asi, kus ta hakkab õhtul räigelt veel üle sööma ja siis ta sööb ennast veel nii-öelda lõhki. Ühesõnaga, proovi ja katseta, mis toimib sinu eluviisiga, sinu graafikuga. Ühtegi õiget ega valet vastust otseselt ei ole või õige ongi see, mis sobib sinu elustiiliga ja millega sa justkui üle ei söö ja millega sa suudad oma eesmärgid saavutada. Vot, edu sõbrad!